ja 8 Helina Tarkmäel, kui vile kõlas ja RFS pani palli mängu. Vaatame selle rünnaku ära siin, Kudjavnina lööb peale ja Saudla lööb üle sellise koha pealt juba esimesel minutil, super võimalus. RFS-i peatreeneriks on siis Maksim Rahajev, vaatame siin karistuslöök ja Viktoria Vihman ka. Suudetakse pall sinna kasti panna ja anda võimalus ründavatel mängijatel võidelda. Nüüd siin söödu eksimas RFS-il, Mirjam on palliga kasti läheduses. Sõitis tagasi nüüd kauglöök! Ai! Läks. Ja vastuvõtt nüüd seal Lovrenjokilt ja jätkab ka Tšemir. Ei, Lovrenjok ise lööb kaugelt peale ja kätte Kudjavnina, Pihlak. Sander Tuus karistusalasse. Mirjam jätab seal Tarkmäelele, kes lööb kaugelt. Nii, Klaari vile kõlab. Južaninova lööb latti! Päris tempokas on see mäng olnud, mis on tore, ei lasta siin aega muud juttu rääkida. Super värav! Täiesti fantastiline värav. Tagumisse ristnurka seal 27. minutil. Ja näod on naerul ka seal Flora mängijatel, on ka põhjust. Vaatan kordusest, kes selle täpselt lõi. Siis Alina Anzone päris. Vaatame seda olukorda siin kõigepealt. Tuleb peaga löök ja sai kasutada ja suured jõud sinna kasti on viidud. Ja sinna tuleb ka selline terav langev pall ja hädas on seal Vihman ja lööb värava ka veel tagasi. Põrganud pallist RFS ikkagi standardist sai kätte 58. minutil 1-1. Tundus juba, et on Vihmanil pall käes, aga ikkagi päris ei olnud. Ja kes seal nüüd mängijate summas selle värava lõi? Nii, Purgats nüüd üritab endale jalga vabaks teha. Nüüd kas paremalt tuleb madalt Sander Tuus ja Pihlak löögile, aga jah, pole üldse seda nägu, et siin üldse hakkaks lähiajal vahetusi valmistama. Sama koosseisuga panevad edasi. Nüüd Laidmets siin vasakult pall kasti. Pakub Krutop siia, pall ka tuleb. Aga see Krutopi jätk ebaõnnestus, võidab ise palli tagasi, palliga kastis lööb ja lööb värava. Vanessa Krutop ja milline tähistus siin Hundi ratas ka. Ise kaotas palli, ise võitis palli ja siis ise lõi väravasse ka ilusti taha nurka. Ja kui siin rääkisin, et Flora 5 parimat väravakotti eelmise hooaja omad on siis kõik lahkunud, siis asemele, kes toodi, kellelt väravaid oodata, võikski olla Vanessa Krutop üks põhikandidaate. Siin Kalevist ta tuli, näete, siin halb sööt, aga ei jää seal pikalt põdema seda halba söötu, vaid mängib ilusti edasi ja taha küljevärk. Južaninova seal surve all eksib ja tuleb kauglöök vastastelt. Nüüd Lovrenjok võitis palli ja läheb ise peale lööma latti. Mõlemad siis on ka Flora väravatena löönud just. Peaga pääses nüüd Anzone. Nüüd eksib sööduga päris ohtlikult ja siin on võimalus 3-1 lüüa ja Krutop tuleb sinna ohtlikusse tsooni. Päris head standardid on tegelikult RFS-il olnud, ühest ju löödi värav ka, aga see maandub lõpuks siin Vihmani
käte vahel ja see jäi ka mängu viimaseks episoodiks, nii et Tallinna Flora alustab seda uut Balti liiga hooaega võidukalt 2-1 võiduga FC RFS-i üle. Flora peatreener Karl-Sander Eenso, see oli siis su esimene punktimäng nüüd ametlikult Flora peatreenerina, kuidas kokku võtaksid selle? Ma olen väga rahul mängijate pingutusega, tugev vastane, suutsime nendest asjadest kinni pidada, mis meil plaanis oli ja ma olen väga rahul, et see töö, mis me siin ettevalmistusel teinud oleme, et see on väga-väga hästi sujunud. Kuidas seda mängu siin võtsite üldse ettevalmistusperioodi ajal ja sõprusmängude vahel nüüd selline punktimäng, et kui tõsiselt? No eks ikka tõsiselt, et see Balti liiga on oluline meile, aga eks me loomulikult mõtlesime mängijate tervise peale, et me ju 2 vahetust või 2 mängijat mängisid ainult 30 minutit, et me mängijate tervisega ei hakanud riskima, aga eks me ikka võtsime tõsiselt, et punkte meil oli vaja ja need me ka saime. Anastasia Južaninovalt vägev värav. Kas ütlesid ka talle, et võimalusel lööks või teadis ise, et kas näitab treeningutel ka sellist jalga? No me kõik teame, et tal on väga hea jalg ja eks me oleme selles mõttes talle enesekindlust ka andnud selles osas, et ta võib julgelt proovida, et karistuslöögid ja nurgalöögid samamoodi, et tal see jalg on väga hea ja selles mõttes see ei olnud üllatus, et ta sellise värava lööb. Kas siin teisel poolel natuke läks ärevamaks ka, kui oleksid lootnud või kuidas mängupilt tundus, et oli vist veidi vähem võimalusi kui avapoole? Meil oli eeltöö väga hästi tehtud, me teadsime, milline vastane on, et nad on väga jõulised, väga sirgjoonelised, et me olime sellega arvestanud. Eks on niisugune jalgpalli eripära või niisugune tavaline asi, et kui seisud on pingelised ja mängus on punktid, siis ta võib selliseks minna, et õnneks me suutsime vastu pidada. Seoses jõulise mänguga ilmselt sul avapoole ajal seal ühes olukorras oleksid ka vastasele punast kaarti lootnud? No jah, neid olukordi oli isegi mitmeid, mis olid sellised mitte jalgpallilikud, et jah, kahjuks kohtunikud ei näinud ja pole midagi teha. Mis seisus siis Karol Purgats ja Helina Tarkmäel on, et millal nad 90 minuti vormi jõuavad? Raske öelda, eks me üritame rahulikult minna, et me nendega kiirustada ei taha, et oluline on see, et nad saaksid oma asjadest terveks ja eks me ka treeningutel nende koormusi peame seal reguleerima ja mänguajaga täpselt samamoodi, aga jah, ma arvan, et hooaja alguseks on kõik okei. Vanessa Krutov, tänase võiduvärava autor, tere Vanessa, kuidas sina selle mängu kokku võtaksid? Tere, ütleks, et väga natuke sportlikkusest ei puudu mängus, et väga vihaga tulime mõlemad peale, et ei hakka näpuga näitama, aga niisugune sportlik viha oli ikka täna tunda nagu nii väljaku kõrvalt kui ka mängu sees tundsin, et ikka sikutatakse ja sakutatakse ja minnakse jalgadesse korralikult. Kirjelda seda väravat ka, seal ka ikka läksid korralikult veel palli ise tagasi võitma ja kas värav ja tähistus tulid nii välja, nagu plaanis oli? No jah, võib öelda, et tuli nii välja, nagu et plaanisin, et enne mängu ikka ju mõtled, et millist tähistust teha, et ma arvan, et see kindlasti aitab, et kui sa mõtled, mis tähistust teha tahad, siis on ka minu jaoks lihtsam väravat lüüa, et natuke kobaga sain sellest mängib palli mööda, aga vahepeal peab õnne ka olema. Esimene punktimäng sul siis Flora eest ja võiduvärav, et päris hea tunne on vist ja enam ei kahetse, et Florasse tulid talvel? Ei kahetse, et Florasse tulin, et siin on kindlasti ka hästi mind vastu võetud ja meeldib trennitempo ja
kindlasti tahame, meil on kõrged eesmärgid, et mulle meeldib see, et tahame liigat võita, tahame Balti liigat võita, tahame Champions League'is hästi mängida. Siin Flora naiskonna 5 parimat väravakötti lausa eelmise hooaja omad, siis on nüüd klubist lähkunud, et kas tunned ka seda kohustust, et sina pead nüüd olema see, kes neid väravaid eelkõige lööb? No väike surve ikka on, aga ei pane nagu väike surve on, aga samas ei pane endale liiga palju pressure'it peale sellega, et tahame palju väravaid lüüa, et hooaja lõpus võime uuesti meid intervjueerida ja siis vaatame, palju väravaid lõin. Kuidas Balti liigas nüüd ilmselt väga vajalikud 3 punkti, et RFS-ile vist poleks tahtnud neid kaotada, et siin on veel tugevamaid vastaseid tulemas? Kindlasti on, aga no vastane võib olla ükskõik kui tugev, aga ma arvan, et meie eesmärk on ikka võita ja ei lähe siin punkti kellelegi andma. Kas oskad veel mängupildiliselt ka midagi välja tuua tänasest mängust, mis hästi õnnestus? Õnnestus, ma arvan, hästi meil build-up, et mängisime ilusti nende ründeliini üle, saime rünnata liini tagust hästi, et jah, see on kõik, mis ma oskan öelda.